küll suure väärtusega, aga ta ei ole selles mõttes usaldusväärne selles 95%-sel nivool, sest siis talvel on see muutlikkus väga suur ja kui on muutlikkus on väga suur, siis selle võrra siis trendide statistiline usaldusväärsus jääb vähemaks. Siis edasi, siin on siis toodud nüüd need aastad, mille puhul leiti selles Eesti keskmises aegraas nihe ülespoole või soojenemise poole. Talvel täpselt see samuti, see 88 või 89, aprillis ka 89 ja suvekuudel siis oli see režiimi nihe leiti hilisemal ajal. Ja siin on siis nüüd kõik need režiiminihked ka siis aastaaegade kaupa ja need numbrid siin näitavad seda, mitu kraadi siis see muutus oli. Kõige suurem väärtus on ta olnud siis jaanuaris, kus 4 kraadi läks siis, toimus see temperatuuri taseme hüppe ülespoole. Nii et need numbrid, mis siin nüüd näitavad nii-öelda üldisemas plaanis seda, mismoodi näitab seda, et tõepoolest on läinud soojemaks, eks me seda oleme omal nahal tunda saanud. Kui seda vaadata nüüd, kuidas ta nii-öelda kuude lõikes on siiamaani pannud need trendiväärtused nüüd juba nii-öelda absoluutselt, et kui palju, mitu kraadi 65 aasta jooksul selle lineaarse trendi järgi see soojemaks on läinud, siis need tulbad Tallinna, Tartu ja Vilsandi kohta on toodud siin. Nii et nagu numbriliselt kõige rohkem on läinud soojemaks märts, veebruar ja aprill ka ja nendest 3 ilmajaamast kõige suurem soojenemine on täiesti kindlalt toimunud Tartus. Mujal nendes mereäärsetes jaamades ka see tulemus tuli ka teiste jaamade, et mereäärsetes kohtades on soojenemine väiksem olnud talvisel ajal ja sisemaistes jaamades on olnud suurem. Siin soojal aasta ajal siin päris nii ei ole, et siin on just nimelt nagu Vilsandil läinud nagu teistega võrreldes natuke rohkem soojemaks. Ja siis üks niisugune aegrida, see on siis talve keskmine temperatuur Tartus. Tartu oli vist üks niisugune jaam, kus üleüldse oli see soojenemise tendents olnud kõige suurem, võib-olla natukene või ma ei ole küll kindel, aga võib-olla siin natukene mängib seda kunstlikult seda rolli ka see, et seda jaama asukoht on muudetud, et aegri alguses oli ilma või need andmed pärinevad Tartu lennuväljalt Ülenurmest aegri ja lõpupoolsemas osas Tõraverest. Kas see Tõravere nüüd Ülenurmega võrreldes palju soojem on, see nüüd on ise küsimus. Nii et näete, talve keskmise temperatuuri erinevused on tohutu suured, et kui külm talv on siis selle 3 kuu detsembri, jaanuari, veebruari keskmine on kuskil -10 kraadi. Kui on soe, kõige soojem oli siis Itaalia 2007-2008, siis oli isegi natukene üle 0. Ja siin trend on siin selgelt olemas ja see hüppe alates 1989. aastast on ka olemas. Nii et meie selle artikli, mis ma siin viitasin, selle nagu üks niisugune põhitulemus oligi nagu tuua just välja see, et selle 80-ndate lõpus toimus siis väga paljude näitajate juures ühesugune niisugune äkiline muutus. Siin on siis sõnaliselt on mõned tulemused kokku võetud, mida võib-olla eelnevalt näha ei olnud. Et aasta keskmisel on siis erinevates jaamades siis kas kõikides jaamades oli statistiliselt oluline nihe, kas siis alates 1988 või 1989, talvel ka kõikides jaamades ainult alates 1989. aastast.
sügise keskmisel see nihe oli 10 jaamas, 12 suvel samamoodi, suvel toimus see hiljem üksikutes jaamades erineval aastal, sügisel siis alates 2006. Ja kevadel ka oli see režiimi nihe, kuid siiski väga erinevatel aastatel, mõnedel oli see soojenemine juba suhteliselt varakult ja mõnel siis oli 80ndatel ja see oli siis selgesti näha, et sisemaa-aladel või Eesti mandri osas oli need muutused või see soojenemine oli suurem kui rannikul. Siin on nüüd üks graafik, mis näitab, kuidas siis maaindeks korreleerub õhutemperatuuriga, mis on mõõdetud Kristnas. Kristnas vist oli see koht, kus oli üks tugevaid korrelatsioone. Lumikatte kestusandmeid sai ka vaadatud mõnedes jaamades ja see selline negatiivne režiimi nihe sellel samas 89. aasta talvel tuli küsida. No siin on siis need trendiväärtused lumikattes, trendiväärtus on ka, see tähendab seda, et näiteks Pärnus on siis sellel perioodil 10 aastal jäänud lumikatte kestus lühemaks 4 päeva. Kui meil on selle 6,5 korrutame, siis me saame üsna soliidse muutuse. Üle 3 nädala on jäänud vähemaks see periood, kus siis talvel lund maas on. Nii et trend oli Tallinnas ja Pärnus oli oluline, aga ülejäänud jaamades statistiliselt oluline ei olnud. Statistiliselt olulised režiimi nihked tulid välja jälle 89. aastast. Vilsandil, kui ta oli natukene erinev see olukord, aga need nihked siis olid 16–20 päeva selles vahelikus, aga Vilsandil tuli ta kuidagi niimoodi, et siis 89. aastast tuli väga tugev allaminek ja siis hiljem oli sama võrra ülestulek, nüüd seal oli see käitumine natuke teistsugune ja see viimane, või noh, see on nii, et võib-olla natukene kahtlane. Kui nüüd jõuda sademete juurde, üks selle ettekande küsimus oli ka see, kas Eestis on rohkem sadama hakanud. Et võiks sellest siis ka nagu rääkida. Siin me kahjuks jah seda ei ole seda nii-öelda, siin jooksevad siis jaanuarist detsembrini, see on aasta keskmine näitaja, kevad, suvi, sügis ja talv. Jälle on tegeldud siin Eesti siis selle keskmise 12 jaama keskmise näitajatega ja kui me vaatame siin nüüd siis statistiliselt oluline sademete hulga suurenemine sellisel juhul on siis jaanuaris, märtsis, juunis, novembris ja aasta keskmisena ka ja aasta aegadest ainult talvel. See on aasta summa. Jah, sademete summa, aasta summa ja kuu summad. Need on kõik vähemalt niimoodi siin. Neid režiimi nihkeid siin nagu hästi välja ei tulnud, nii et see tabeli osa, kus need peaksid nagu olema, see on üsna niisugune tühi ja üldiselt võiks öelda sedasi, et sademed siiski käituvad teistmoodi, nad ei seostu samamoodi sellega nagu siis temperatuuri puhul on, nii et siin seda nagu analüüdi ei saa. Et üks juhtum, mitte väga paljudest, kus tuli siis välja see niisugune režiimi nihe ka, see on siis talviste sademete puhul, kus oli siis oluline tõusutendents ja see hüppel siis alates sellest aastast. Aga enamike sademete aegkülade puhul seda ei esinenud. Ja ma näitan seda järgmist joonist ka, kuigi seda ei oleks võib-olla õige näidata, sest see aegküda pole päris homogeenne. See on siis see Eesti keskmine, see oli palju pikem ajalisem kui see 65 aastat, et see, mis ulatub juba 19. sajandisse. See on koostatud niimoodi, et on kasutada võetud kõik
andmed sademete kohta, mis on olemas, see on aastane sademete hulk ja interpoleeritud siis ühtlaselt Eesti territooriumile. Ja see aegrida on mitmes mõttes mitte homogeenne ehk ei ole päriselt võrreldav, ehk siin esineb kunstlik trend sees, et sademeid tuleb rohkem. Et ühest küljest selle kõige varasemal perioodil enamus ilma jaamasid, kus üldse sademeid mõõdeti, paiknes rannikul, aga rannikujaamades tuletornide juures, seal mõõdetakse niikuinii vähemat sademete hulka, palju vähemat sademeid kui sisemaa. Et selle tõttu iseenesest juba need väärtused on siin väiksemad. Aegade jooksul on sademete mõõtmist täiendatud ja kõige suurem oluline muutus oli Nõukogude aja alguses, alates 1950. aastast pandi siis need Peterkovi sademete mõõtjad tööle, millel on see niisugune võru ümber, tuulekaitse võru ümber, mis väga oluliselt takistab lume välja puhumist sademete mööda alumast. Selle tõttu seal siis on need väärtused, talviste sademete väärtused hakkasid siis sellest ajast tõusma. Nii et sellepärast siia trendijooni ei ole joonistatud ja kui keegi küsib, et kas siis on üldse toimunud sademete hulga suurenemist või mitte, siis ma arvan, et mingil määral on toimunud, kas see on statistiliselt usaldusväärne või mitte, seda ei oska öelda, aga sademed on ikkagi suurenenud eelkõige talvise poolaasta võrku, et talvised sademed on suurenenud, muudel aegadel on asi kahtlane. Aga seda ma tahan näidata sellepärast, et siin joonisel tulevad suhteliselt ilusti välja need niisugused pikaajalised kõikumised, see punane joon, see on siis 7-aastane libisev keskmine, see näitab, kuidas moodi siis on aegade jooksul vaheldunud keskmisest sademete rohkemad aastad ja kuivemad aastad ja see on suhteliselt regulaarselt niimoodi toimunud, mis selle põhjus on, seda ei tea, aga palju paremini isegi see perioodilisus tuleb välja mitmesuguste hüdroloogiliste parameetrite juures. 60-ndatel oli ka üsna kõrge ju sademete hulk. 60-ndatel oli, maksimum oli 1962, oli viimane niisugune väga vihmane, aga siis ta oli ikkagi madalam. Seal 19. sajandi, 60-ndatel. Siin, jah. Siin see on nüüd, see maksimum on selles mõttes suhteliselt kõige kahtlasem, sest need esimesed aastad said pandud ainult Tartu järgi. Tartus oli mõõdetud need suured sademed, aga et Tartu nüüd tervet Eestit esindaks, see on kahtlane, nii et tegelikult mida siin aeg-eas alguspoole minna, seda ebatäpsemad need on, need andmed selles mõttes, et nad ei kirjata ära Eesti keskmist võib-olla nii hästi. Aga jah, hüdroloogilised näitajad, näiteks jõgede äravool või Peipsijärve veetaseme kõikumised, need lähevad veelgi paremini sellesse tsüklisse, mis siin näha on. Ja siis viimases osas siis on need muutused, mis tulid välja siis äravoolu mooduli andmetest. Siin on nüüd aasta keskmise äravoolu trendid. Mõnes jaamas, mõne jõgikonna puhul on nad olemas, nad on kõik positiivsed numbrid, nii et ta näitab ikkagi, et natukene see äravool on suurenenud. Ja kokku siis 5 jaamas, seal juures ka Tartu Emajõe peal olevas mõõtmiskohas on see suurenemine toimunud. Neid režiimi nihete aastaid on siin palju, üksikutel juhtudel, näiteks seal Vasknarvast isegi ta joonistas 3 niisugust jõnksu välja. Aga siin tuleb nii aru saada, siis võtame näiteks selle räpina mõõtmised. Siin on 2 režiimi nihet. Esimesel juhul oli siis -2 allapoole ja seejärel siis 78 ülespoole, nii et sageli need jõnksud taandasid üksteist ära, nii et
nii et neid võib olla rohkem. Seal Põltsamaa jõe peal tajusis pole sul trend on 0. Täpselt. Huvitav, kuidas see saab. Andmed seda näitavad, aga väga nii-öelda põhjalikult ei oska nagu neid asju öelda, aga ma eeldan, et palju, osaliselt, mitte kindlasti täiesti, aga osaliselt need trendid seostuvad sademetega, näiteks Saaremaal, seal on kõige suurem, seal on suhteliselt väikene valgla ja ilmselt seal on siis perioodi viimasel osal neid tugevaid sadusid rohkem olnud. Karstimaju on. Jah, aga no eks karsti tuleb ka, vesi tuleb taevast ikkagi. Siin on nüüd toodud need, see on võib-olla antud juhul meie jaoks nagu huvitavam see, mitte niivõrd see, kuidas need muutused on erinevate valglate vahel, vaid siin on nad siis nii-öelda kokku võetud Eesti keskmiseks äravoolu mooduniks, et kuidas see aasta sees on muutunud ja siin on siis väga selge niisugune muutus, millele me oma töös siis ka keskendusime. Talvel on äravool suurenenud väga oluliselt, kevadel natukene vähemaks jäänud ja ülejäänud aastal, mis me siin vaatame alates siis juunist kuni oktoobrini, novembrini muutus puudub. Seega sellel ajal, see soojal poolaastal pikki või neid trende, statistiliselt olulisi trende praktiliselt äravoolus ei ole. Ainsad muutused on toimunud talvel ja kevadel, nii et kevadel on äravool väiksemaks jäänud ja talvel on oluliselt suuremaks läinud. Ühesõnaga, kuna lumi sulab varem ära, siis lihtsalt see kevadine suurvesi toimub varem ja kui varasemal ajal oli see aprillis, siis ta on rohkem nihkunud märtsikuu sisse. Ja siin tulevad nüüd välja need meie tuttavad aastad, millest siis toimus see nihe. Aga talvel on ta positiivne nihe toimunud 1988-89, nii nagu siingi. Ja siin on toodud siis nende jaamade numbri, kokku oli 21 jaama, nii et statistiliselt oluline nihe on siis enamikes jaamades toimunud ja siin on siis need väärtused ja negatiivne nihe on toimunud siin aprillis, sellest samal ajal, 89. aastal aprill, alates sellest on vähemaks jäänud ja siis üksikutel juhtudel ka 2003, 2009. Nii et seda muutust, mis nüüd siin tabelis nagu kõige selgemalt avaldub, seda on parem võib-olla näidata jooniste peal. Talvisel ajal siis äravoolu mooduli järsk tõus. Siin on rohkem kui veerandi võrra on see vool suuremaks läinud alates 1989 ja kui me võtame siis nüüd, need on siis Halliste jõel Riisa postis tehtud vaatustulemused. See märtsikuu ma vaatan, kas ma olen siin õigesti kirjutanud. Sõnaga aprillis on siis punane ja see peaks olema märts sinine. Siin ma millegipärast olen niimoodi hooletusest vastupidi kirjutanud. Ühesõnaga siin on niimoodi siis, et märtsikuu sees oli see äravool väiksem ja põhiline äravool toimus aprillis, alates 1989 toimus nii-öelda vahetus. Märtsis toimus hüppe üles, aprillis alla ja siis siin aegrea lõpus siis üksikute aastate põhjal ta on siis jälle nii-öelda tagasi löönud, aga need hüpped on juba vähe usaldusväärsemad, sest järgnevad andmed on puudud, et järgnevad andmed kindlasti korrigeerivad seda. Nüüd mul on vist aeg hakata lõpetama. Ma olen siin kirjutanud need järeldused niimoodi kokku.
tahtes rõhutada seda, et sel talvisel ajal on olnud siis need kõige suuremad niisugused järsud nihked alates sellest talvest. See on seotud siis läänevoolu järsu intensiivistumisega sellest ajast. Temperatuur tõusis, lumikatte vähenes. Ja mõnel juhul siis on see nii-öelda tagasinihe toimunud 2004. Siis seda ma nüüd ei ole senises jutus rõhutanud, aga tegelikult see esimene ütlemine tähendab seda, et see trend, mis esineb tegelikult aegridades, et enamikel juhtudel on võimalik statistiliselt näidata, et see sama muutus toimub ühe niisuguse üksiku niisuguse jõnksuga, nii et alguses toimub muutlikkus madalamal tasemel, edasi kõrgemal tasemel. Jah, nii et kui küsimus oli, et kas on siis viimasemaks läinud, siis sellele ma vastan jaatavalt väga nii-öelda ebalevalt. Kindlalt on viimasemaks talvisel ajal läinud, sest need sademed, mis tulevad vihmana, need on kindlasti oma hulgad palju suuremad kui need sademed, mis lumena tulevad. Ja vihma on hakanud rohkem sadama. Aga temperatuuri hüpped ja nihked, millest need põhilised põhjused? Need, mis ma siin näitasin, jah, et ülemaailmselt. Need seostuvad, see, mis käib just talve kohta, seostuvad sellega, et see läänevool läks intensiivsemaks, et sellest ajast hakkas järsult rohkem sooja õhku tulema ookeani poolt meile ja vähemaks jäi see, ütleme, kontinentaalne mõju. Seda saab ilmselt ka, võib-olla Ain räägib ka muutustest, tuultest, et see. Ja viimane slaid, see on nüüd võetud täpselt sellest ettekandest, mis mul oli 2 aastat tagasi. Et kui me räägime, siis oli juttu kuna kliimamuutumise tendentsidest tulevikus ja siis see, ma tahaks siis nagu rõhutada seda, et see kliimatingimuste vaheldumine nii minevikus tänapäeval kui tõenäoliselt tulevikus ka Eesti jaoks toimub siis mitte põhja-lõuna teljel ehk aga soojematel aegadel Eesti justkui asuks mitte palju kaugemal lõuna pool, vaid asuks just nagu rohkem lääne pool, kus oleks merelisem kliima sarnane selle Lõuna-Rootsi ja Taaniga, on siis soojematel aegadel ja külmematel aegadel sarnane Põhja-Venemaa kliimatingimustega. Nii et sellel nii-öelda ida-lääne suunalisel teljel tegelikult on toimunud Eesti kliimatingimuste kõikumised ja väga tõenäoliselt toimuvad ka tulevikus. Aga seda, et päike hakkaks kõrgemalt käima, seda väga tõenäoliselt ei toimu. Et sellega mina lõpetus, kui ma vaatan päeva, ma arvan, et ma liiga palju kasutasin aega, aga võib-olla ma saan vastata ka praegu nii-öelda tekkinud küsimustele ja pärast lõpus võin palju vastata. Jaak, kuule, palju need Hispaania lapsukesed meie ilmasid ja kliimat mõjutavad? El Niño ja El Niño, see on siis üks niisugune väga suur võmkumissüsteem, mis on Vaiksel ookeani lõunaosas. Miks see nii on? See kõikumine, see El Niño ja seda ei ole praeguselt kindlaks tehtud, neid niisugusi kindlaid. Nad suudetakse küll kirjeldada ära, et kui see protsess toimub, et umbes pool aastat ette suudetakse ennustada, aga miks see niimoodi on, seda minu teada ei ole tänapäeval usutavalt kirjeldatud, seal on see ookeani atmosfääri mõju avaldub nii-öelda pika vinnaga. Üldiselt ei ole seda mõju El Niño. Meil ei mõju. Minul tõusetus see probleem pärast seda, kui oli juba seinalt kadunud päikese kiirguse hulk. Nimelt on ju teie andmete
ajal toimunud mõningaid nii-öelda kataklüsme, näiteks Krakatau purse vist 1883 või midagi taolist, mis nii palju kui omal ajal geograafias õpetati, pidurdas päikese kiirguse jõudmist maale ja tekitas jahenemist. Kas Eesti andmetes kah selliseid mõjusid on märgata olnud? Siis praegu me siin ei näidanud ainult sademete aegrida, vist ulatus nii kaugele aega, temperatuuri aegrida ei ulatunud. Aga üldiselt on niimoodi, et nende suurte vulkaanipursete mõju avaldub globaalselt ja avaldub 2-3 aasta jooksul. Et ta tekitab niisuguse väikese allalöögi temperatuuris. Viimane oli Pinatubo purse 1991, aga kui seda nüüd niimoodi meenutada, siis ega ikkagi väga niisugusi suurt külmenemist ta meil küll ei toonud kaasa, et sel ajal olid ikka suhteliselt soojad aastad. Nii et ta on ilmselt üks tegur, mis mõjutab, aga on teised tegurid veel seal ja konkreetselt siin Eesti puhul ei saa nagu rääkida nende suurest mõjust. Kas see kiirguse 50 aastate miinimum võiks olla ka seostatav rohkete tuumakatsetustega? Miinimum ei olnud mitte 50-ndatel, vaid 80-ndatel ja eelkõige seda põhjustas see, ilmad olid pilvisemad. See kõigepealt eelkõige näitab ta nende pilvisuse olukord, et päike ikka käib nii nagu ta käib, aga maapinnale jõudis seda siis vähem. Et seda pigem kui tahta võiks seostada atmosfääri üldise saastatusega, mis oli nõukogude aja lõpus kõige suurem. Aga kas sina või keegi Eestis on analüüsinud muutusi sademete sageduses? Sest siin ma saan aru, on võetud lihtsalt kuu need summad analüüsi aluseks, aga keegi on tegelenud ka sademete sagedusega? No see eeldab neid lühiajalisemaid mõõtmisi. Standardsed mõõtmised on need, mida mõõdetakse 2 korda päevas. Tihedamalt on võimalik mõtta alles nüüd, kui need automaatilmajaamad töötavad, et siis praktiliselt saab palju tihedamini. Üsna küsimus on võib-olla sademete intensiivsus, et kas niisuguste lühiajaliste sademetega rohkem on sadanud. Ma praegu nagu kindlalt ei oska vastata sellele, ei ole niisuguseid uuringuid tehtud, kuigi võime me teha mingisuguseid eeldusi, kui ikkagi soojemaks läheb, on väga tõenäoline, et siis ka sademed intensiivsemalt tulevad, sest soojemas õhus, sest seda niiskust võib rohkem on veeaul. Aga konkreetsed instrumentaalsete mõõtmiste põhjal ei saa seda öelda. No 2 korda päevas selle põhjal juba 11 saaks tegelikult, kui sagedus on 2 korda päevas. Jah, no see tavalised mõõtmised niimoodi olid. Jah, ma vaatan siin tänu Viigi käe peal olevat kella, ma olen tõesti nii pikalt rääkinud. Palun vabandust. Äi Kull siis paluks siia tulla.